Nüüd meil on lülita kõik oma mikrofonid välja. Nii. Ja loodusõpetuses meie jätkame teemaga taimed. Meil on juba õpitud igasugused kevadlilled, need lilled, mis õitsevad kevadel. Ja täna me vaatame veel mõned lilled, mis hakkavad õitsema praegu suve alguses. Kõigepealt, need on juba suvelilled. Kõigepealt sina teed lahti oma töövihikus lisalehte, kust sa lõikad välja need nimetusi. Vaata siia, ma praegu sulle näitan, see oli lehekülg 24. Kas sul on näha praegu ekraani peal? Leia seda lehekülge ja leia teema taimed. Loeme neid sõnu. Kullerkupp. Tee oma suu lahti ja loe ka. Maikirluke. Nurmenukk. Põdrakanep. Kellukas. Aasakannike. Valge ristik. Hanijalg, härjasilm. Vaata, missugused nendest nimetustest on sulle tuttavad, mida me oleme juba õppinud. Kõik vaatavad, keegi praegu ei lõika mitte midagi välja. Kõik vaatavad ja otsivad sõnadega. Missugused nendest sõnadest on juba sulle tuttavad, mida me oleme varem õppinud? Alisi Ivanenko. Nurmenukk on meil õpitud veel. Kõik vaatavad praegu ekraanile, ja? Maikirluke, ja. Kas on midagi veel tuttavat? Vaata tähelepanelikult. Maikirluke, nurmenukk. Ja üks nimetus on veel natuke erinev sellest, mida me õppisime, aga õppisime küll. Aasakannike. Aga siin ei ole aasakannike, ja. Vaata, kannike, mäletad, me õppisime seda potilille, et see kasvab potis ja see on toataim. Aga aasal kasvab sarnane sellega lill, me praegu vaatame pildid ja sa kohe saad aru, sest need õied on väga sarnased nendega, mis kasvavad toas. Toas on toalill kannike, aga aasal kasvab ka sarnane lill aasakannike. Praegu sa võtad kätte käärid ja lõika välja need 9 sõna välja ilusti. Mööda joont, et oleksid sirged jooned ja päris ilus ristkülik. Lõika välja 9 sõna. Ma annan selleks sulle 5 minutit. Lõika sõnad välja. Robert, pane kaamera töötama, et ma näen, millega sa tegeled. Jaroslav, tee lahti lehekülg 24. Õpetaja. Ja? Mis ei ole? Käärid. Käärid kodus ei ole? Ja. No siis ma ei saa sind aidata. Siis sa hakkad kirjutama need sõnad, siis lapsed liimivad, hakkad kirjutama. Ja ütle emale, et sul on vaja käärid osta. Tervitest, Anna.
Tere. Lõikame välja 9 sõna, ilusti lõikame välja sirgete joontega, ilusad ristkülikud. Nikita, sa lõikad välja? Nikita Leonov, mis sa seal lobised? Lõikame välja 9 sõna. Jaroslav, sa leidsid? Lehekülg 24, see on selle vihiku keskel, kus me lõikasime välja igasugused pildid ja sõnad, need on lisalehed. Leidsid? Teemataimed. Lõika kiiresti välja, sest sa hilinesid. Tee tööd kiiremini. Arina, kas sul kaamera ei tööta? Jaa. Oleg, sul on valmis? Siis sa viskad prügikasti ja tuled tagasi. Sa lõikasid välja, sul on laua peal prügi. Ma viskan ära. Sa juba viskasid, tubli. Kui sul on välja lõigatud, siis tee lahti lehekülg 50. Kui sa lõikasid välja, tee lahti lehekülg 50. Vaata silmadega, missugused pildid siin on. Ja pane ära kleebi, ära liimi. Lihtsalt pane iga lille juurde oma nimetus. Aga ära kleebi, me pärast kontrollime, kuidas sa saad aru. Mõned lilled on juba tuttavad. Vot need, mida sa juba oskad nimetada, pane neile oma nimetused. Mõned nendest me oleme juba õppinud. Mis lehekülg? 50. Ma näidan ju ekraani peal. Kas te näete? Kas teil on näha seda? Ei. Siin on 24. Teil jäi. Mis siis oota? Aga nüüd paneme veel kord. Ei ole valmis. Kas nüüd on näha? Kas nüüd on näha? Ekraani peal. On õige pilt? Jaa. Õpetaja Svetlana. Jah, kes küsis? Nikita. Kas tohib mul ei ole liimi. Liimi ei ole? Siis sa võtad hariliku pliiatsid ja sa hakkad kirjutama. Kui sa ei saa liimida, siis sa kirjutad siia sõnad. Ja ütle emale, et sul on vaja liimi osta. Ja Kristjan.
Mina olen valmis. Väga hästi, et sul on valmis. Vaata silmadega pildid ja mõtle. Kuidas sa arvad? Mis sõna, mis pildile sobib? Aga ära kleebi. Nüüd tõsta käes ja sõelaps, kellel ei ole veel välja lõigatud. Kes ei ole valmis? Kõikidel on vist välja lõigatud, jah? Jaroslav, lõika ruttu välja. Sa hilinesid, nüüd tööta rutem. Nii. Hästi, siis me vaatame. Ma teen natuke suuremaks. Vot niimoodi. Ja hakkame kirjutama. No kõigepealt liimi need, mida me juba õppisime. Nimeta veel kord, mida sa oskad juba kohe praegu liimida. Mida sa täpselt tead? Oleg. Nurmenukk. Nurmenukk. Mis värvi on nurmenukk? Mis värvi? Kollane. Kollane. Aga nüüd proovi räägi, kus sellel pildil asub nurmenukk? Kas vasakult poolt või paremalt poolt? Kas üleval või all? Keskel? Üleval paremal. Üleval paremas nurgas on nurmenukk. Väga tubli sa oled. Nüüd, kellel on liim? See liimib, kellel ei ole liimi või ei ole välja lõigatud, sest käärid puuduvad, see kirjutab hariliku pliiatsiga sõna nurmenukk. Nüüd vaata veel. Mis sõna veel nendest meil oli õpitud? Miroslava. Maikelluke. Maikelluke. Kus asub maikelluke? Sellel pildil, kus asub? Paremal, vasakul, keskel, üleval, all. Miroslava. Kuhu meil Miroslava kadus? Miroslava mõtleb. Aga me ei kommenteeri mitte midagi. No, Miroslava, kus asub maikelluke? Kas paremal, vasakul või keskel? Üleval keskel. Üleval keskel, muidugi tubli. Kirjutame siia maikelluk. Pööra tähelepanu, et sõna kelluke pikk häälik l. 2 l-tähte. Maikelluke. Kirjuta õigesti, kui sa kirjutad. Kui sa liimid, siis liimi ilusti, et kõik nurgad oleksid hästi kleebitud. Aga nüüd meie ütlesime, et on veel üks tuttav nimetus aasakannike. Tuleta meelde, siis kui me õppisime tootaimed, kuidas näeb välja kannike ja vaata, missugune lill nendest on sarnane sellise lillega. Kuidas sa arvad, kus asub aasakannike sellel pildil? Mõtle. No, Alissi Ivanenko. Vasakult või paremalt? Kas vasakult poolt või paremalt? Kõva häälega räägi. Paremal. Paremal siit poolt.
Kas see on asakannike? See ei ole asakannike. Vaata veel. Lülita välja mikrofon. No Alisa Krankals räägib. Kuidas sina arvad, kus on asakannike? Kristjan, pane kaamera töötama. Vasakul. Üleval või all? Üleval. See on asakannike. All. See on asakannike või see? Kollane või sinine? Kollane. See on asakannike. Sa arvad nii? See ei ole asakannike ja see ei ole sarnane sellise kannikesega, mis kasvab toas. Tuleta meelde toataimed, kuidas näeb välja kannike, mis kasvab kodus potis. Ja siis sul kohe arusaadav, missugune nendest lilledest on asakannike. Sellel on väga sarnased õied. Vasilisa. Vasakul all. Mis värvi? Sinine. Jaa, muidugi vaata, sellised lillekesed on väga sarnased nende lillekestega, mis kasvavad toas, potis. See on asakannike, ütleme koos. Ja, kleebi või kirjuta. Pööra tähelepanu, asa, 2a, kannike, 2n, pikad häälikud, a ja pikk häälik n, asa, kannike. Ja edasi siis vaatame kõik ülejäänud lilled, need on uued sõnad, me praegu vaatame ja õpime pähe neid nimetusi. No alustame kohe üleval. Üleval on, leia selle sõna, kuller, kupp. Ütleme koos, kuller, kupp. Kleebi. Jätta meelde, kuller, kupp on selline ilus kollane lill. Kuller, kupp. Pikad häälikud l ja pikk häälik p. Ülemises vasakus nurgas kollane lill. Kuller, kupp. Aga nüüd vaata palun ülejäänutest lilledest, millel ei ole veel nimetus kleebitud. Kuidas sa arvad, kumb nendest lilledest on kellukas? Kuula selle sõna kellukas ja see on sarnane kellukesega. Kellukas, kuidas sa arvad? Vaata, kuidas sa arvad pildi järgi? Mis nendest lilledest on sarnane kellukesega? Mis nendest võiks olla kellukas? Mark, kuidas sa arvad, kus asub kellukas? Mis värvi ta on ja kus ta asub? Valge, ta on keskmis. Keskel, valge lill, see ei ole kellukas. Vaata veel, mis on kellukesega sarnane lill? Kuidas sa arvad, Jaroslav? Mis värvi ta on? Roosa. Oi, lilla. Lilla värvi ja kus ta asub? Kas siit vasakult poolt või paremalt poolt? Siin on kaks lill.
vasakul, vaata, need õied on nagu kellukesed ja selle lille nimetus on kellukas. Leia selle sõna ja kleebi siia. Pikk-häälik l, kellukas. Nüüd vaata, nendest nimetustest, mis ei ole veel kleebitud. Sul on selline lill, valge ristik. Ja on juba selge, et ta peab olema valge, aga meil on kaks valget. Vot siin keskel ja üks valge on siin all. Kuidas sa arvad, kumb nendest on valge ristik? Ja sõna ristik on sarnane sõnaga rist. Kuidas sa arvad, mis on valge ristik? Proovi ära arvata nimetuse järgi valge ristik. Keskel või valge ristik on all? Daniel, kuidas sa arvad? All. All. Ei ole. Valge ristik on siin keskel ja vaata, tal on lehed nagu ristid. Ja see on valge ristik. Kirjutame siia või kleebime. Valge ristik. No ja 3 ülejäänud on raske ära arvata, siis me lihtsalt kuulame õpetajat ja kleebime õigesse kohta ja jätame meelde. Hani jalg, ütleme koos. Hani jalg on selline kollane lill. Hani jalg. Nii. Hani jalg. Järgmine lill, vaata, lilla värvi on selline pikka kasvu. Põdrakanep, ütleme koos. Põdrakanep. Kõik teevad suu lahti ja ütlevad põdrakanep. Ja viimaseks meil jäi Matvei, loe, mis on viimane lill? Härjäsilm. Härjäsilm. Ütleme koos. Härjäsilm. Härjäsilm. Nüüd loeme kõik need nimetused ja vaatame silmadega, õpime neid sõnu pähe. Kristjan, vaatame ekraanile. Kõik lapsed praegu vaatavad ekraanile või oma vihikusse ja õpime neid sõnu. Kullerkupp. Teeme suud lahti ja loeme koos. Kullerkupp. Mai kelluke. Nurmenukk. Kellukas. Valge ristik.
põdra kanep, aasakannike, hanijalg, härjasilm. Ja nüüd vaata. Sa liimisid praegu need nimetused piltide juurde ja kodus sa harjutad veel ja õpid neid sõnu ja sulle abiks ma saadan e-kooli linki sellise ülesandega, sellise harjutusega, et sa otsid. Et sa otsid kodus ise, õpid pähe nende lillede nimetusi, leiad paari, otsid paari. Ja siin on pildid sellised, nagu looduses näeb välja. Vaata praegu oma vihikusse ja siia pildile. Mis pild see on? Mis lill see on? Mark. See on põdrakanep. Põdrakanep, ühendame. Alguses sa õpid, et sa võid vaadata oma töövihikusse. Pärast sa proovid teha juba peast. Vaata järgmine lill. Järgmine lill. Meil oli ka õpitud. Vaata, kuidas see looduses näeb ja sinu vihikus pildi peal. Robert, mis lill see on? See on maikelluke. Maikelluke, ühendame sõnaga. Maikelluke. Vaata järgmisele pildile. Oli ka meil juba õpitud. Mis lill see on? Timofei. Nurmenuk. Nii, see on nurmenuk. Ühendame pilt. Oi, ja sõna. Paneme siia, mis on juba ühendatud. Nii, nüüd vaata järgmisele pildile. Praegu õppisime, millega on sarnane selline, vaata, õis. Kes meil täna veel ei vastanud? Saša, mis lill see on? Kellukas ja ühendame. Aga õpetajal on siin vale nimetus. Ei ole kelluke, vaid kellukas. Ma pärast parandan. Ahah, kellukas. Nii, siis vaatame edasi. Nikita, mis lill see on? See on asakannike. 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 Ühendame. Järgmine lill selline kollane ilus. Kes veel ei vastanud? Adrian, mis lill see on? See Ma ei kuule sind veel kord. on kullerkuup. Kullerkuup, vaata selline ilus nagu keerab, selline õis, kollane õis. See on kullerkuup. Ma ühendan. Nii, järgmine pilt. Vot seda võib igal pool näha linnas. Arina. Mis lill see on? Vaata, need lehed on ristiga sarnased, kolmeosalised sellised.
lähevad niimoodi risti. Mis lill see on? Arina, no vaata selles vihikus, me ju kleebisime kõik nimetused. Selline väike valge lill. Lehed lähevad nagu risti. Mis lill see on? Arina, pane mikrofon töötama ja vasta. Arina Timofeeva, pane mikrofon töötama. Ярослав, mis lill see on? See on valge ristik. Valge ristik, ütleme koos. See on valge ristik, Arina. Valge ristik. Nii. Ja vaatame kaks viimast pilti. Kollast värvi. Amelia. See on hanijalg. See on hanijalg. Ühendame. Ja viimane jäi. Jana. Härjasilm, ütleme. Härjasilm. Vot kodus sa õpid pähe need lillede nimetused. Ma saadan sulle e-kooli selle linki, et sa saaksid kodus ka harjutada. Ja täna sa Zoomi enam ei tule. Sa teed eesti keele töölehte ja siis matemaatika ülesanded töövihikus, mida eile ma sulle andsin. Siis sa tantsid rütmikatunnis video järgi ja homme ma ootan sind kooli ja homme koolis ma hakkan küsima sinu käest nende lillede nimetusi. Õpi kodus hoolega. Tänaseks on siis kõik. Nii. Aeg meil on läbi. Õpi ja korda uued õpitud sõnad. Täida eesti keel ja matemaatika ülesanded ja tantsi rütmikas. Ja muidugi jaluta täna ilus ilm. Head aega, lapsed. Head aega. Homseni. Head aega.